Mina olen Jaan Plehner, Apex arhitektuuribüroo üks asutajate liikmest. Oleme tegutsenud pea 12 aastat. Endoväriga oleme koostööd teinud pea 8 aastat. Aurora Nova projektiga alustasime kevadel 2017. Aurora Nova hoonete lähteülesandeks oli olemasolev planeering. Antud lahendusega on üritatud planeeringuline jäik lahendus muuta loodusesse sulandavaks, rajades nii hoonele terrassid, haljastatud siseõued, koerte jalutusväljakud ja nii edasi. Aurora Nova on mõeldud kõigile, nii pereinimestele kui ka üksikutele inimestele, kui koertega inimestele kui ka kasside inimestele. Aurora Nova kõige suuremaks väljakutseks oli see hoone kujundada oma loomult lihtne, kuid soliidne. Samas pakkudes kõigile mugavust. Samas, et ta sobituks olemasolevasse keskkonda nii looduse mõttes kui ka ümbritsevate hoonete mõttes. Tellijapoolne kindel soov oli, et igal hoonel peab olema uhke ja avar fojee, et tuua seda kesklinna olustikuga äärelinna. On sissepääs nii eraldi keldrikorrusele kui ka postkastid ja siis juba vastavalt korteritesse. Aurora Nova korterid on enamasti kavandatud suurte verekorteritena, osaliselt on saunadega. Korterid on planeeritud selliselt, et igas korteris oleks piisavalt päikesevalgust ja avarust. Aurora Nova hooned on taotluslikult kujundatud astmeliste terrassidena, et paremini sulanduda ümbritseva keskkonnaga, et mitte moodustada lihtsalt tuimasid kiivarpe. Hoonetele on planeeritud avarad katuseterrassid. Hoone mõlemas otsas on avarad rõdud, selliselt, et oleks tagatud nii lõunapäike kui ka õhtupäike. Selle eripära ongi see, et kõikidel korteritel oleks piisavalt valgust, piisavalt tube, piisavalt mugavust, piisavust vaadet rohelusse. Korterite pinnad jäävad vahemikku 45 ruutmeetrist kuni 140 ruutmeetrit. Aurora Nova hooned on omavahel seotud nagu maa-aluse parkla üheks terviklikuks. Kõrval olevad kinnistute hooned on planeeritud rohkem üksteisest lahku ja nende vahel on nii-öelda seda õhku ja avarust rohkem, mis võimaldas sinna mänguväljakud ja muud huviala platsid kujundada. Ümberkaudsed hooned on planeeritud sinna väiksemad, madalamad. Sinna juurde oli planeeritud veel lasteaed, kaubanduskeskus. Hetkel neid ei planeerita ja täna on seal ilus mets. Igale korterile on planeeritud panipaik. Sõltuvalt korteri suurusest on suurused erinevad. Kogu keldrikorruse liiklusskeem on kujundatud selliselt, et autod saaksid liikuda ringiratast, üksteist vähem segades ja panipaigad on kavandatud parkimiskohtade taha ja nii-öelda eraldi tsoonidesse, et inimesed ei peaks autode vahelt oma panipaika minema. Panipaigad on kavandatud selliselt, et sinna mahuks ära jalgratas, vajadusel talverehvid, lastekärud ja nii edasi.